No tere päevast, kallis üks vägi. Oleme jälle eetris, kell on küll 12.17, lausa 17 minutit hilinesin. Aga siiski ma olen siin teie ees ja alustasime siis ülekannet Facebook Live'iga. Teen siin väheke teste, et kuidas mingisugused Facebooki funktsioonid siin toimivad või töötavad. Ja et olen siin teiega, armsad. Tulge aga laivi. Ja andke endast märku, kui te olete kohal. Elle on kohal. Ja täna siis ma tahtsin jagada teiega sihukest asja, et kui su vägi ei ole kadunud, vaid peidus, mis siis on? Mis siis edasi? Mis värk on? Et andke endast märku, kui te tulete siia eetrisse. Miks paljud naised ei tunne oma sära. Ja kuidas see üldse polegi tegelikkuses seotud mingisuguse sinu aspektiga, et justkui see ei ole sinu süü. Niimoodi. Aga tulge eetrisse, armsad, ootan teid natuke, et te saaksite end siin mulle näidata. Tere armsad, tere Ove, tere Elle. Sealt te vaatate, kes veel vaatab? Kutsume inimesi kohale. Ma püüan vaadata, kuidas need asjad siin käivad siin Facebookis. Aha, inimesi tuleb veel juurde. Inimesi tuleb veel juurde, näed siis täitsa olemas. Uued asjad, mida ma avastan siin selle Facebookiga seoses, mida ta kõik võimaldab. Aga, et kui su vägi ei ole kadunud, vaid peidus, mis siis selle teadmisega peale hakata või mida võiks selles osas teadvustada? Andke märku, kus te vaatate. Ma tean, et Ove vaatab Pärnust, Eve vaatab Raplast, Kadre vaatab, kus sa vaatad. Kirjutage siia, saatke mulle mingi märk, ma ei tea, südalill pöial. Siis saab rohkem tulla inimesi vaatama meid siia. Ja kui see neile panuseks on, siis igal juhul. Ehk siis, naisest rääkides, et kui paljud naised ei tunne oma sära enam ära. Sest nad on õppinud seda varjama. Ja mitte kaotama. Me ei kaota kunagi midagi. Me ei kaota kunagi midagi ära. Me õpime varjama. Ja see on siin on kaasatud siis meie kõige suuremad võimekused, jõud varjata. Ja lapsepõlvest alati kontakt. Nii, vahepeal kadus internet ära. See on olnud kogu ühiskonna põhiline aspekt. Need on õpetatud olema sellised armsad, vaiksed, sobituvad naised, kes nagu sobituvad süsteemidega, sobituvad normidega. Oi, tšau, Kadre. Raplas oled. Ma tean, et Eve on ka Raplas. Elvas on Maire. Tšau, Maire. Armas, nii tore üle Eesti. Me nagu levitame sihukest päikest praegu üle Eesti. Ehk siis et meid on õpetatud olema sihukesed head tüdrukud, sihukesed tublid tüdrukud, head tüdrukud. Ja siis meie sära, meie loovus, meie metsikus ja maagia, et see kõik, mis on siis loomulikus meie sees olemas. See on sageli siis sotsiaalsete igasuguste ootuste, rollide ja kohustuste alla mattunud. Tere kõigile, kirjutage, pasakas lennus, kõikidele, kes te vaatate, kirjutage ka, kus te vaatate. Näen siin teid Raplas, nii tore. Ja see metsikus, kes me tegelikult oleme, meie sära, meie loovus, meie metsikus ja meie maagia, see on meie sees olemas. See on alati olemas.
aga sageli siis sotsiaalsete normide või ootuste või rollide kohustuste alla mattunud. Siis need ootused. Üks asi, mis ma Lady Grace'i coaching us, mis ma siis teen naistega 3-kuulist sellist üks-ühele coaching ut või üks-ühele niisugust nagu, ole nagu teejuht, ma ei näita, ma ei anna nagu teeviitasid kätte, vaid ma olen nagu saatja. Üks asi, mis ma märkan naiste puhul väga suurt asja, on see, et me püüame vastata ootustele, mis ühiskond on meile andnud, mis me oleme iseendale nagu kohustuseks teinud ja need hävitavad meid kõige rohkem. Et see hävitab meie maagia, see hävitab meie päris sära. Tere Liina Tartust. Liina on minu assistent, nii armas. Liina mängis just lastega õues ja joonistasid asfaldile, tegid reklaami Barsile. Tšau Liina. Et lihtsalt seda teadvustada. See pole sinu süü. Sa oled valinud siia ühiskonda sündida ja seda kõike kogeda. Sa oled valinud just praegu sündida ja seda kõike kogeda siin selles elus. Ja see pole sinu süü. Su keha alati mäletab. Su hing alati ootab. Alati. Sinu vägi ei ole kuskile kadunud. Ta on alati siin. Ta hingab sinus vaikselt oodates. Alati. Oodates, et sa kuulaksid ja kuuleksid. Ta on nii kannatlik, ma vahel vaatan oma koera, kes on umbes samasugune. Ta istub mu läheduses, kui ma hommikul õues võililete keskel teen sellist hommikurutiini, mul on hommikurutiin. Lähen loodus, praegu on juba nii soe, et ma saan võtta ennast paljaks. Teen oma harjutusi, teen oma siis küsimusi, teen hingamist. Ja siis ta istub mu kõrval lihtsalt. Vaikides, vaikselt, ta ootab, millal mul on tehtud, et me saaksime edasi liikuda. Ta kogu aeg on selline vaikiv kaaslane. Sama asi on sinuga, sinu säraga, sinu väega, sinu metsikusega, sinu loovusega. Ta ootab, kuni sa teda tegelikult märkad ja hakkad seda kehastama. Ja ainus, mis meil tarvis on, siis ärkamine. Ärkamine ja märkamine. Ega niisama pole ärkamine, see sõna ärkamine seotud sõnaga märkamine. See ei ole niisama. Märkamine on ärkamine. Ja märgata saad siis, kui sa oled kohal ja rahus. Ja kui sa oled kohal ja rahus, siis sa hakkad märkama. Ja kui sa hakkad märkama, siis sa hakkad ärkama. Et see ei toimu siis, ärkamine ei toimu võitluses ega pingutuses, vaid sellises õrnas pöördumises iseenda poole. Õrn pöördumine iseenda poole. Ja kui sa naine hakkad uuesti kuulma oma keha häält, kui sa hakkad kuulma oma keha häält, usaldama oma sisetunnet. Ja hakkad lubama endal särada. Pane tähele, hakkad lubama endal särada. Ilma luba küsimata. Ilma kartmata, mida teised sellest arvavad. Sest kunagi olid ootused. Keegi ütles sulle, ema või isa või ühiskond, et ära ole liiga vali. Kohe jõuame selle juurde, mis see nagu tegelikkuses nagu tähendab või kus kohas need tulevad, on ju. Et kui sa hakkad nagu õrnas pöördumises iseenda poole, hakkad sa kuulma oma keha häält. Hakkab sündima tagasi kõik see, kes sa päriselt oled.
Ja kuidas me siis oleme õppinud seda, olema seda, need armsad, vaiksed, sobituvad head tüdrukud. Ja millised on olnud need ootused ja rollid, kuhu me oleme sisse ennast mätsinud. Selle teadvustamine praegu annab sulle selguse, et sa saad valida midagi muud. See on valguse heitmine teatud kohtadel oma elus. Varjudele valguse heitmine. Sind ei peata miski. Kui sa heidad valgust oma varjudele, siis sa saad hakata särama. Et millised siis on olnud need ootuste rollid, kuhu siis meie tõeline olemus on mattunud. Ma vaatan naisi, siis esimene asi kohe on, kui paljud neist kõik on püüdnud või võtnud nagu kuulda seda ootust, et ole tubli ja kuulekas. Kuuletu. Ole tubli ja kuulekas. Ära räägi liiga palju, ära ole liiga lärmakas. Ära tegutse liiga palju, ära sära liiga palju, ära räägi liiga palju. Ma küsin nüüd teie käest, kui paljud teist on päriselt valmis sellest loobuma ja kas oled valmis olema liiga palju kellegi teise jaoks? Kas oled valmis olema kõik see, eks oled? Üks asi veel, mis on kindlasti olnud ootused ja siuksed rollid, kuhu me oleme ennast sisse mätsinud ja sisse kudunud ja põiminud ühiskonnas. Igaüks siis individuaalselt saab vaadata iseennast, et ära ole liiga emotsionaalne. Ära ole liiga emotsionaalne. Tere, Kairi! Et ühiskond ja reaalsus on sundinud meid naisi vaikima ja peitma oma tundeid, sest et vaadake, kui me elame sellises ühiskonnas, kus seda on tehtud valeks, et sa ei tohi tunda, siis me kanname seda mustrit endas. Ja kuidas ta vabastada, see on lihtsalt see, et sa lihtsalt lased lahti. Ma lihtsalt otsustan, et ei, ma ei ole liiga emotsionaalne. Ma lihtsalt olen elus, ma tunnen kõike, ma lihtsalt olen väga elus, teadvustan kõike ja tunnen kõike. Ja kui keegi sinu emotsioone ei talu, siis nagu mul on väga kahju. Mul on väga kahju, et sa ei talu mu emotsioone, ma mõistan sind. See ei ole kerge. Aga mina võin ja mul on lubatud ja ma tunnen kõik emotsioone, sest et ma olen elus, täielikult elus, mitte poolfabrikaatselt elus, kus ma pean ennast kontrollima sobitumiseks. Ei, see ei ole mu reaalsus. Kolmas asi, mida me oleme teinud selleks, et ennast kinni mätsida ja mitte särada liialt, mitte särada kogu oma väes ja elus ja ilus. Oleme siis see, et tere, kallis Lea, tere, Pärnu, Kilingi-Nõmme. Ootused naistele, ole ilus, aga ära ole liiga ilus. Ole meeldiv, aga mitte domineeriv, eks ju. Ole meeldiv, ole kena ja viisakas, mis nõuab nagu tohutult palju hinnanguid. Tohutult palju hinnanguid. Kui me oleme ehedad, siis me ei pea püüdma olema kenad, et sobituda kellegi reaalsusega. Me oleme tõesed, auväärsed ja ilusad ja säravad ja ehedad. Ja üks väga suur uskumus, mis sellega kaasneb naistele eriti, on see, et kui ma olen kogu see sära ja kui olen kogu see ilu ja olen kogu see vägi, kes ma tegelikkuses olen, siis keegi kannatab. Sealt on kujunenudki välja see kadedus naiste vahel, mis on üks väljamõeldis, mis ei ole tõde. Et need, kes ei taha teadvustada, et kadedus on väljamõeldis ja on kadedad, siis good luck, te võite kõik olla. Aga mina ei ole. See on igaühe enda valik. Ja ma räägin praegu sinust, mida sa saad valida. Sa oled ilus ja sa võid olla väga ilus ja sa pole kunagi liiga ilus. Sa ei võta kelleltki oma iluga midagi ära, vaid sa lood oma ilu ja säraga teistes naistes impulsi, et nad hakkaks enda ilu nägema. Aga maailm on õppinud kadetsema. Suur osa naistest. Selle asemel, et näha teise naise ilu ja näha ka enda ilu veel rohkem säramas.
siis meil on õppinud oleme ära naistena oma rollid ja need ootused ja asjad, kus me oleme sisse ennast nagu kudunud. Meeldi kõigile meeldi kõigile, ära tekita ebamugavust, ära sega, ära nõua liiga palju. Mis on üks väga suur ootus, kus me kõik oleme kinni istunud ja võib-olla ka praegu istute. See ei ole tõde. Sa ei pea mitte kellelegi meeldima. Sinu ülesanne ei ole mitte kellelegi meeldida. Sinu ülesanne ei ole mitte kellelegi meeldida. Ütlen veel kord. Sinu ülesanne on olla sina ja julgeda olla sina, mis võib tekitada paljudes inimestes ebamugavust. Ja see peabki tekkima. Sest ebamugavus on see koht, kus inimesed saavad hakata kasvama. Aga see on juba nende endi valik ja nende endi otsus. See ei ole sinu ülesanne. Ja kui sa arvad, et sa segad, mis on olnud minu hästi suur koht minu elus, et ma ei julge särada, sest ma segan oma säraga teisi inimesi, mis pani mind kogu aeg peitu pugema, et mitte särada, siis ma varjasin oma maagiat maailma eest, sest need inimesed, kes ootasid mu sära ja kes on alati oodanud, et issand jumal, Kaidi, kus sa nii kaua olid, miks sind pole siin nähtaval olnud, oligi see, et ma püüdsin varjata oma sära nende eest, kes mu sära ei talunud. Aga püüdsin ka samal ajal varjata oma sära nende eest, kes mind ootasid. Mõistate? Kes ootasid iseennast, et nende sära saaks välja tulla. Ma ei oota enam. Ma nüüd säran täiega. Ja sellepärast ma seda Lady Grace'i 12 nädalast programmi ka teen. Just lõppes mul üks coaching ühe ülivägeva naisega, kes pärast esimest coachingut üks-ühele sessiooni nädala jooksul ütles, et tema reaalsuses on nii tohutu suur nihe toimunud, et ta ütles, et tal on olnud selline nagu, kuidas öelda, nagu tõrge suhelda oma kaaslasega, et ta nagu ei saanud vabalt suhelda teistega, ta pidi kuidagi ennast kontrollima või kuidagi moodi siuke tõrge oli sees, et ta tundis, et kuidas ta sellel nädalal esmakordselt vabalt suhtles oma kaaslasega kodus. Ja ta ütles, et see tunne on nagu väga-väga erakordne, et ta pole lihtsalt, ta lihtsalt imestab, et kuidas ma nagu lihtsalt olen. Ehk siis see sisemine sära on hakanud üle võtma juba esimese coachingu korraga. Et see on lihtsalt erakordne. Nii et siis need on need asjad, mis me oleme siis, mille alla me oleme ennast matnud oma sära, eks ju. Et meeldi kõigile. Seal all asub see, lõpeta ära. See ei pea meeldima. See ei pea meeldima mitte kellelegi. Ainus, kellele sa pead meeldima, on iseendale. Siis, mis on veel, mille alla me oleme oma sära matnud, on, me paneme teised ettepoole. Teeme kõik teised ennast tähtsamaks. Kõik teised on enne mind. Ole hoolitsev, ole abivalmis, paku tuge. Isegi kui see tuleb su enda vajaduste või enda oluliste asjade arvelt. Sest see on olnud kõige õigem. Ja vaadake, ühiskond on meid ka treeninud selliselt manipulatiivselt, et kui ma valin ennast, eks ju, siis öeldakse sulle, et sa oled isekas. Kui ma valin enda vajadused esimesena ja tõstan ennast esiplaanile, siis öeldakse, et sa oled isekas. Ja isekas olla on vale ja halb, mida sa usud, et on tõde ja jällegi matad ennast siia alla. Kui keegi ütleb sulle, sa oled isekas või sa oled ennast täis, siis tal on väga suur õigus. Ütle talle, sul on väga suur õigus. Täiesti tõde, ma olen täiesti iseennast täis, ma ajan üle ääre, sest ma armastan ennast täielikkuses. Kas siis sina ei ole ennast täis? Mida sina täis oled? Mina küll näen, et sa oled imeline, kaunis olevus, kes särab oma olevuses. Kas sa siis seda ei näe? Paned ennast esiplaanile. Üks asi veel, kuhu ma olen ennast matnud, naised. Mille alla me oleme matnud. Uskumus ja siis, kus me sobitume kogu aeg,
ole tagasihoidlik. Ära uhkelda, ära sära liiga eredalt, ära võistle meestega. Eks ju? Ei, see on mingi eestlaste mingisugune vanasõna. Tagasihoidlikkus on edasipüüdlikkus. Mingis mõttes siin on tõde, aga kui sa hakkad sõnu vaatama, siis tagasihoidlikkus, ma pean tagasi hoidma. Tagasi hoidma? What? Naised! Jah, see on siukene nagu kohalolu iseendaga, me hoiame tagasi oma tõelist olemust, oma õrnust, oma lahkust, oma armastust, oma tunnete väljendust, oma väge, oma soove, oma ihasid, oma igatsusi, nagu mis mõttes. Ma ei pea midagi tagasi hoidma. Kas loodus hoiab tagasi? Mul eelmisel esmaspäeval niideti hektar maad siin kodus ja kõik oli puhas. Üks päev läks aega, kui loodus lihtsalt nagu paiskas esile nagu oma võililled. Mul on paksult kollane siin kõik, on ju. Et kas ta on tagasihoidlik? Kas ta nagu püüab tagasi hoida? Nagu ei. Aga miks sina peaksid? Naine, sest sa oled loodus. Sa tead seda, eks ju. Et olla tagasihoidlik on välja mõeldi. See on sinu uskumus, mis on ühiskond, reaalsus, maailm surunud meile peale ja me oleme ära õppinud. Nüüd on vaja see maha õppida. Lasta lahti. Ja ära võistle meestega. Eks ju? Sama asi. Sa pead nagu kuuletuma, sa pead olema nagu vait, on ju? Et sa ei või ütelda seda, mis on su tunne, mida sa arvad. Sa ei tohi, et sinu tõde peab olema nagu tahaplaanile lükatud. See ei ole tõde. See ei ole tõde. Ja üks asi veel, mille alla me oleme ennast vaadatud, on siis ootus ja kohustus ja ülesanne. Tee kõike õigesti. Tee kõike õigesti. Naised. Ehk siis ole hea ema, ole hea partner, ole hea kolleeg, ole hea kodanik ja palun tee kõike õieti. Püüa kõike õieti teha ja vaata, et sa vigu ei tee. Vaata, et sa vigu ei tee. Ja kui sa vea teed, sa pead kohe õppima. See on jõhkralt suur koorem. Püüda igal sekundil kõike õigesti teha. Sest kui sul on see programm püüda teha kõike õigesti, siis kui palju sa pead ennast nagu arvustama, kontrollima, hindama ja sa ei saa kunagi lihtsalt lõdvestuda ja tantsida, laulda, lihtsalt olla vabalt naine, kes sa tegelikkuses oled. Need on kõik varasemas ühiskonnas olnud nagu normid, mis istuvad meie DNA-s edasi ja kui sa nüüd meelega heidad neile valgust, et sa saaksid naine aru sellest, et need on kõik ootused, normid, rollid, kuhu me oleme püüdnud iseennast lukustada. Ja need ootused tol ajal ei tulnud lihtsalt kuskilt tühjast kohast. Nad ei ole tulnud tühjast kohast. Need on vormitud läbi põlvkondade. Perekonna mustrite ja haridussüsteemide, religiooni ja patriarhaatsest mehelikust maailmakorrast. Need on sealt kõik tulnud kultuurinormidest ja need anti meile edasi mitte siis ainult sõnade kaudu, vaid energia kaudu ja vaikuse kaudu. Suruti tundeid maha pettumuste kaudu ja kiituste kaudu, eks ju, pilkude kaudu. Ma mäletan seda aega, kui pilkudega tehti maha, nagu vaadati otsa niimoodi, kuidas pilgu kaudu kontrolliti sind juba. Ehk siis see on teadvustus, see ei ole vale olnud, et seda on tehtud, vaid see oli selline aeg, mõistate, see oli selline süsteem ja selle teadvustamine annab sulle praegu siinkohal siis võimaluse avaneda ja valida valgus. Ja miks me nendesse rollidesse siis mattusime? Sest armastus ja kuuluvus tundusid olevat nende hind. Me mattusime sinna alla, sest armastus ja valgus ja kuuluvustunne tundusid olevat selle hind. Et kui me seda nüüd kõike teeme, siis armastus saab õitseda.
kui me sedasi nüüd kõik ennast sobitame sellesse kasti, siis me oleme armastatud ja siis armastus õitseb ja puhkab õitsele. Me uskusime, et kõik see, mis ma ette lugesin, ole tubli ja kuulekas, ära ole liiga emotsionaalne, ole ilus, aga mitte liiga, meeldi kõigile, pane teised ettepoole, ole tagasihoidlik, tee kõike õieti. Kui me seda kõike teeme, siis see on armastuse hind, siis armastus õitseb, me oleme vabad, me oleme õitsengus ja kõik raha tuleb, suhted on erakordsed, maailm õitseb, eks ju. Ja need anti edasi mitte siis alati sõnade, vaid pilkude kaudu, vaikuse, pettumuse ja kiituste kaudu. Ja, sest turvalisus sõltus sobitamisest. Sellel ajal turvalisus sõltus sobitumisest. Aga enam ei sõltu, kallid. See oli siis. Oli üks lugu, kus perekond küpsetas ahjus jõuludeks suur tüki liha, mis oli alati lõigatud 2 tükiks. Nii, 2 tükki. Ja jõululauas küsis üks pereliige, et lapselaps, et miks pärast te 2 tükis seda suurt lihatükki küpsetate ahjus, miks te ei küpseta 1 tükis? Ja siis ema isa ütlesid, et ma ei tea, et mina õppisin selle oma emalt, lähme küsime vanaema käest, miks pärast tema küpsetas siis 2 tükis. Küsiti siis vanaema käest, et miks sa küpsetasid liha 2 tükis. Vanaema ütles, et ma ei oska öelda, et minu ema küpsetas, õnneks vanavanaema oli veel elus. Ja küsiti vanavanaema käest, et miks sa küpsetasid liha 2 tükis ja õpetasid teisi põlvkondi 2 tükis liha ahjus küpsetama. Ja vanavanaema ütles seda, et mul oli nii väike ahjusuu, et üks suur tükk ei mahtunud sisse, ma pidin 2 lõikama. Ja vaadake nüüd, mitu põlvkonda hiljem, kui ahjud on juba hiigel suured, me küpsetame ikka liha 2 tükis, kui saab ka küpsetada juba 1 tükis. Ja selle asja moraal seisneb selles, et sa ei pea enam looma turvalist õhkkonda, sest meie turvalisus ei sõltu sobitumisest. Sa juba oled armastus, valgus ja tõde, eks ju. Turvalisus sõltus sobitumisest sel ajal, sest ühiskondlik struktuur ei toetanud metsikut, sensuaalset, võimast ja muutlikku naise loomust. Ühiskond lihtsalt mõistis selle hukka. Ja see polnud heaks kiidetud. Ja see aeg on nüüd muutunud. Sul letis on kõik võimalikkused. Kas endiselt sobituda ja endiselt ennast ära lõigata kogu armastusest ja endiselt ära lõigata ja ennast tükeldada 2 tükiks või valida see kõik, kes sa oled ja elada. Ja märkame iga päev, iga hetk, on ju. Me ei otsi enam seda luba, et särada nagu need võidiled siin õues, eks ju. Me ei pea enam oma väge peitma, kallid naised. Me ei tee ennast väiksemaks, et teised saaks ennast paremini tunda. Ei, asi ei ole selles. Et asi on kogu sinus, kes sa tegelikult oled. Me tõuseme kõik. Ma ikka toon need võilillisid näiteks. Tõuseme sellest kohalolus kõigega, mis on. Musin arskab jälle mul. Mu koerake. Pole tarvis enam võitlust, vaid me tõuseme sellest kohalolus kõigega, mis on. Ja me laseme oma valgusel särada. Lihtsalt lasema selleks, et keegi teine, mitte selleks, et keegi teine varju ei jääks. Ja laseme lihtsalt oma valgusel särada, et maailm mäletaks. Sest et ma mõtlen selle peale, kui mina ennast pidevalt tagasi hoidsin
kui palju inimesi see oli isekas, ma võiks öelda. Ja sinu tagasihoidmine samuti, see on isekas. See, et ennast tagasi hoiad, on isekas. See on umbes sama asi, kui päike ütleb, et oi, ma paistan liiga palju. Või siis praegu, nagu ta teeb neid purskaid, päikese purskaid. Oi, ma ei tohi pursata. Aga ta purskab ikka. Ta teeb neid võnkeid meie maamagnetväljas, eks ju. Kus maamagnetvälj ja kogu siis vibratsioon tõuseb. Ja me oleme kohustatud sellega kaasa tõusma, ükskõik kui ebamugav see ka meile pole. Täpselt sama on sinu hingega, täpselt sama on sinu olemusega, naine. Et sära täiega, nagu see päike, purska. Ole see vikerkaar. Ja see töö, mida ma siin maailmas naistega teen ja see, mis ma nagu, millele ma olen pühendunud, ongi nagu, et ma saan realiseerida iseennast sellena, kes ma päriselt olen, jagada iseennast. Vahel ma mõtlen, et ma räägin üksinda siin iseendaga hästi palju, et miks ma ka neid laive teen, et ma räägin nagunii, aga miks ma ei võiks siis olla eetris, kus te saaksite mind reaalselt kuulda. Sest varsti nagunii on see aeg käes, kus me ei pea isegi mitte laivi tulema või füüsiliselt sõnu kuulma või silmaga nägema, vaid intuitiivselt teadvusega kellelegi tähelepanu pöörates ma juba tunnen, kuidas ta tunneb ja ta saab selle info kätte, mida ma intuitiivselt sinuga suheldes loon. Et me oleme nii kõrgesse teadvusesse jõudmas, kus ei ole vaja füüsiliselt sõnu, kohalolu ega silmaga nägemist, vaid me juba suhtleme teadvuse kaudu. See on see sama energia, mille kaudu toimib internet. Mul käis eile see ruuteri parandaja, ma rääkisin teile eile, eks ju. Ja ta ütles sükse lause, ma küsisin, et milles siis ruuteri nagu see rike võis tulla. Ja ta ütles, et huvitaval kombel on ruuteri siis välja sattunud mingisugused teistsugused signaalid. Mingisugused teistsugused signaalid, mis segasid selle ruuteri tööd ja panid siis ta välja lülituma. Siis ma itsitasin oma ette, et et reedel olid mul siin koos naised, kus me tegime energiatööd, me harjutasime siis Lady Grace'i brändis, meie tiim laieneb, meil tuleb rohkem uusi naisi coachingusse ja kogu selles brändis, kuidas see kõik areneb. Me tegime ühte energiatööd, kuidas kasutada iseenda teadvuse energiat, et luua vabadust, et luua armastust, et kuidas luua selginemist, kuidas nagu tuua esile õitseng ja kõik selline asi. Ja selle harjutuse tulemusena poole pealt meie internet lihtsalt kukkus kokku, sest ruuter ei pidanud vastu. Ja siis ma vaikselt itsistasin, et no vot näed, et see on ehe näide sellest, kuidas meie vägi on nii suur. Kuidas sina saad naisena, ka mehena, elada oma väge ja teadlikult oma teadvusega luua siia maailma väärtust, mitte tagasi hoida. Mõistate, et see on kogu selle Lady Grace'i brändi sisu, et kogu sinu super-hüper võimekused saaksid avalduda siin planeedil praegu, mida kogu loodus, mida kogu planeet, mida inimkond, ühiskond ja uus maa küsivad. Et see on see, mida ma teen. Ja et see on see, mida me naised loome siin maailmas ja mis on meie, ma võiks öelda, kohus olla ehe ja päris. Ehe ja päris, nagu Lea laulis, eks ju, Lea Dali. Ja kõiki, keda kõnetab see ja kõiki, keda kutsub see olla nagu päriselt ehe ja päris ja lõpetada see iseenda tagasihoidmine ja astuda nagu iseendale esile ja on valmis nii-öelda puhastuma sellest vanast maailmast, detoksima ennast vanast maailmast, siis nagu tere tulemast Lady Grace'i teekonnale, naised. Tere tulemast 12 nädalasse coachingusse, kus ma 1-1 töötame sinuga 3 kuud koos, väga lähedalt. Ja muidugi ka kraadimisse, et kõigepealt, et sa saaksid aru sellest, et mis värk siis on, eks ju. Aga mul on nii tore siin teiega jutustada ja vaatan ikka ma võililli, et kuidas loodus meid õpetab, kuidas elu meid õpetab. Ja nüüd on armastus, valgus ja tõde.
sest kui sa valid kohalolu, valid vaikuse, siis sa märkad. Ja kui sa märkad, siis sa ärkad sellesse armastusse, kes sa oled. Ja kui sa oled see armastus, kes sa oled, siis sa oled valgus, mis levib valguse kosmilisel kiirusel. Nagu viirus, nagu piiritus. Ega piiritus pole niisama piiritus, sest ta on nii kiire, ta levib piiritult. Ja kõik on seda valgust täis. Ja kõik on. Seega siis, kallid, kutsun teid puhastuma, kutsun teid tõusma, kutsun teid olema see sära. Mehed, naised, uus maailm on meie ees. Avaneb iga päevaga. Kohtume homme. Homme on järgmine teema. Kell 12 olen teie ees. Kui mõni minut siia-sinna hilinen, siis vast sellest pole midagi. Kohtumiseni homme kell 12. Tšau!